Täistunni saate poole pöördus mõni kuu tagasi televaataja murega, et Tallinnas treenib noori mees, kes avalikult ja aktiivselt Vene agressiooni ja sõjakuritegusid õigustab. Kui ühel päeval peaks Eestis sõda puhkema, pöörab tema relvad eestlaste vastu. Ta peab juba aastaid võitlusklubi, kus õpetab täiskasvanuid, aga ka lapsi paljaste kätega vastast maha murdma. Miks keegi ei reageeri, küsiti meilt. Hakkasime asja uurima, aga lõpplahendus üllatas meid ennastki. Tallinn, 4. aprill kell 15.52. Kiirreageerijad blokeerivad sõidukitega Tallinna ärimaja hoovis musta BMW liikumissuunad. Maskides ja relvastatud mehed tirivad juhi välja, suruvad vastu autoust ning panevad tal käed raudu. Ta saadeti Eesti riigist välja sellepärast, et me leiame, et tema tegevus võib kujutada ohtu Eesti riigi julgeolekule. Aga lähme ajas kuu aega tagasi, kui Gorlov täistunni huviorbiiti jõudis ja tema kohta uurima hakkasime. Konstantin Gorlov on Eestis sündinud ja kasvanud Venemaa kodanik. Tema rinda ehib Venemaa vapi tatoveering. Tal on TikTokis üle 25 000 jälgija, kellega oma elu ja vaateid jagab. Bratva, всем здорово. Ну что, все слышали новость, да? Ta on avalikult öelnud, et kui Venemaa peaks Eestit ründama, siis tema pöörab relva Eesti poole ja on kutsunud ka teisi sedasi talitama. Eelmise aasta sügisel jäi Gorlovi tegevus silma ka venekeelse Delfi ajakirjanikule Olga Minnikule. Среди прочего, Константин Горлов, например, отрицает оккупацию Эстонии, называя это освобождение. Из самых свежих его постов в ТикТоке и других социальных сетях Константин Горлов отрицает то, что украинская больница Ахмадет была разрушена российской ракетой, и настаивает, что это могла быть и украинская ракета. Константин Горлов также настаивает, что резня в Буче, что ее не было, и если даже она была устроена не российскими захватчиками. Такие нарративы, как мы знаем, продавливаются Кремлем, поэтому я не могла оставить это без внимания. Ta kirjutas Gorlovist artikli. Pärast seda algas hirmutamine ja ähvardamine. Он стоял на парковке в той стороне, недалеко от крытой парковки. Я, закончив рабочий день, шла на закрытую парковку к своей машине и увидела, что из машины на меня смотрит Константин Горлов. То есть он сделал все, чтобы я могла его заметить. То есть он дал мне понять, что у меня могут быть проблемы. Meie huviorbiiti sattus Gorlov mõnda aega tagasi ka sellepärast, et ähvardava olekuga Vene marurahvuslane õpetas juba aastaid Tallinnas kõigile huvilistele käsivõitlust. Ta juhtis võitlusklubi Ratibor ja õpetas kickboksi saladusi. Vahel korraldati väljas ka massikaklusi. Eesti Ratibor on loodud Permi Ratibori eeskujul, mille asutas Vene marurahvuslane Andrei Võtšigin. Praegu toetab ta aktiivselt Ukrainas sõdivat Vene armeed ning viib selle üksustele isiklikult kohale vabatahtlike poolt korjatud varustust. Gorlovi võitlusklubi on seotud ka natsionalistliku Vene imperiaalse liikumisega, mille liikmed ka praegu Ukrainas verd valevad. Üle maailma neonatsidele sõjalist väljaõpet annavad ja pomme valmistama õpetavad. Gorlovi õpilasteks olid ka lapsed ja noorukid. Ta võttis trennidesse 12–13-aastaseid poisse ja tüdrukuid ja vahel ka nooremaid ja trenne andis ta tasuta. Gorlov on ise osalenud ka kickboksi Eesti meistrivõistlustel ja võistlemas käisid ka tema õpilased. Mida Eesti kickboksi alaliit Gorlovist arvab? No ta kunagi võistles ja täiskasvanud meistrivõistlustel meil, aga see oli vist paar aastat tagasi võib-olla. Aga sealt Ratibori klubist, kas sealt käivad lapsed ka teil võistlemas? Käivad ikka. Erinevad vaanused. Kui palju olete teie selles kickboksingu maailmast näinud seda, et treenerid on aktiivselt ja avalikult õigustamas sõda Ukrainas, Venemaa agressiooni Ukraina suunas? No me ei ole poliitiline organisatsioon, selles mõttes me nagu seda ei jälgi. Konstantin Gorlov on korduvalt seadustega pahuksisse sattunud Vene sümboolika afišeerimise pärast. Möödunud sügisel pääses Gorlov trahvist politsei apsaka tõttu. Märtsi alguses mõisteti Gorlov süüdi rahvusvaheliste kuritegude õigustamises. Trahv 800 € oli liiga väike.
Nii ütleb kommunikatsioonispetsialisti taustaga Toomas Viks, kes pidevalt Kremli-meelsetel tegelastel sotsiaalmeedias silma peal hoiab. No on andeks 800 eurot sai trahvi, eks ole, see seltsimees. Mis on 800 eurot? Miks midagi ette ei võeta? Miks politsei midagi ei tee? Ma ei tea, rääkige inimesega või kutsuge välja või et see ei ole okei. See ei ole okei. Aina julgemaks nad lähevad. Õpetaja ametit pidav Viks on Ukraina sõja algusest saati sotsiaalmeedias Kremli-meelsetel tegelastel silma peal hoidnud ja aeg-ajalt ka kaitsepolitseisse neist teada andnud. Kui tihti sa siis helistad kaitsepolitseiametisse? Siis, kui ma jälle tunnen, jälle midagi näen, rahvustevahelise vaenu õhutamine, mis ma just eestlasena tunnetan, on see just see selline üleolev, irvitav, mõnitav suhtumine just Eesti riiki. Helistasime ka ise kaitsepolitseisse ja küsisime, kas venemeelne treener pole oht meie julgeolekule ja tulevastele põlvedele. Kaitsepolitseist vastati napisõnaliselt. Nad teavad, kes Gorlov on ja jälgivad tema tegemisi. Kapo soovitas pöörduda Lastekaitseliitu. Kuidas kaitsta lapsi Kremli-meelsete vaadete eest? Selle vastutuse peaksid võtma huvikoolide juhetajad, rahastajad, et tihtipeale võib kohalik omavalitsus olla see nii-öelda järelevalve tegija, aga sealhulgas ka lapsevanemad ise ikkagi. Kõik treenerid ise eelkõige. Aga mida teha, kui treener ongi just see inimene, kelle eest lapsi peaks kaitsma? Kuidas riik sekkub? Meie teada ei ole antud isik kuidagi Eesti spordivaldkonnaga seotud. Ta ei ole ühegi alaliidu liige või ühegi spordiklubi liige, kes oleks alaliidu liige. Spordivaldkonnale jääd natukene täna käed lühikeseks. Kuna Konstantin Gorlov polnud paberitega treener, ei saanud ka spordi esindusorganisatsioonid teda vastutusele võtta. Tutvustasime Tallinna abilinna peale Kaarel Ojale Konstantin Gorlov ja võitlusklubi Ratibor. Oja lubas kohe tegutsema hakata. Sellise taustaga inimesed ei peaks nii-öelda spordiga ja laste spordiga tegelema. Tõesti, see pilt, mis nüüd ka mul on avanenud viimaste päevade jooksul sellesse teemasse süvenedes, et siin on õnneks ka kohalikul omavalitsusel, antud juhul Tallinna linnal võimalik sekkuda ja tuleb välja, et see klubi on aktiivselt tegutsev aadressil Kaera 21. Tegemist on linnapinnaga. Aadressil Kaera 21 asub 70-ndatel ehitatud lasteaiahoone. Nüüd on seal aastaid toimetanud Mihhail Kõlvarti ema poolt loodud vähemusrahvuste ühendus Lüüra. Selle hoone andis Lüürale kommiraha eest pikaajalisele rendile 2001. aastal toonane linnapea Tõnis Palts. Seda tingimusel, et teistele edasi kasutada anda ei tohi. Siin on registreeritud mõlemad taekwondo alaliidud, mille üks juhtidest on Mihhail Kõlvart. Siin on registreeritud 4-5, kui ma õigesti mäletan, erinevat Eestis tegutsevat taekwondo klubi, lisaks veel erinevad võitlusföderatsioonid. Hoovad tunduvad väga selged, üks spordiala, ühe ala klubid, mis kõik jooksevad kokku tegelikult Mihhail Kõlvarti lemmik spordiala alaliidu juurde. See nüüd on see koht, kuhu linn peab sisse vaatama. 4 päeva tagasi saadeti Eestist välja Konstantin Gorlov. Mees, kelle tegemiste vastu tundis täistund huvi juba kuu tagasi. Tegemist on mehega, kes aastaid viha Eesti riigi vastu näitas ja samal ajal lapsi võitlema õpetas. Kõik niidiotsad viivad Kaera tänava maja juurde, kuhu lisaks teistele spordiseltsidele on registreeritud ka Gorlovi Ratibori võitlusklubi. Kõlvart ütleb, et ükski taekwondo klubi seal trenni ei tee. Tema sõnul kasutavad vähemusrahvuste keskusesse registreeritud spordiklubid ja föderatsioonid vaid selle maja postkasti. Registreerida saab juriidilise isiku ükskõik mis aadressil ja see on eelkõige postkasti küsimus, mitte tegevuse küsimus. Linnajuhte Kõlvarti jutt ei rahuldanud. Nii, et esimese asjana linn on siis saatnud järelpärimise meie tänasele lepingupartnerile, kuidas me peaksime tõlgendama neid teatavaks saanud nii-öelda fakte, millisel kujul neid ruume edasi antakse ja loomulikult ka seda, et kuidas me peaksime tõlgendama selle loo jutumärkides peakangelase härra Gorlovi tsitaati kusagil ajakirjanduses, et kuna ta on väga heades suhetes
härra Kõlvartiga, et siis tema üldse renti maksma ei peagi. Kuid Mihhail Kõlvart Konstantin Gorloviga kohtumist ei mäleta. Mul on muidugi hea meel, et erinevad inimesed arvavad, et nendel on minuga head suhted, aga ma kahjuks iga inimesega Tallinnas tuttav ikkagi ei ole. Aga ikkagi, kas te siis olete temaga kohtunud elu jooksul? Mina seda küll ei mäleta. Konstantin Gorloviga teie ei ole elu jooksul? Ja, mina seda küll ei mäleta. Muidugi ma tean, et see inimene kunagi palju aastaid tagasi oli suunatud politsei poolt Lüürasse, et tal oli kohustus seal teha ühiskondlikel alustel tööd, mõned kohustuslikud tunnid, seda ta seal ka tegi. Gorlov mõisteti 2012. aastal süüdi arvutikelmuses ja 2 aastat hiljem ka kuriteo toimepanemise tulemusena saadud vara omandamises. Mõlemal korral asendati vangistus ühiskondlikult kasuliku tööga. Kohtu määratud ÜKT tunde saadeti ta tegema Lüüra keskusesse. Kuid ühel hetkel hakkas Gorlov seal hoopis trenne andma. Ta palus ka saali kasutada ja siis selle võimaluse talle anti. See ei olnud mingi kokkulepe mingi klubiga, andi lihtsalt võimaluse konkreetsele inimesele saali kasutada. Ja tema kogus sinna kokku siis enda õpilased? No siis tõenäoliselt tal on õpilased. Me võime ainult kujutada, mis sellise maailmavaatega, sellise suhtumisega treener 12, 13, 14, 15 aastastele vene noortele, mis mõtted ja mida õpetada, eks ole. Sealt ju tegelikult õpetatakse väga jõulisi tüüpe, kelle me ei tea, mis vaated ja suhtumine Eesti riiki on. 2 nädalat tagasi otsustasime ka ise Gorlovile helistada, et temaga kokku saada ja trenni filmima minna. А почему такой интерес к тренерской деятельности? Много же, очень много клубов в Эстонии, более профессиональных, любительских. Вообще я клуб как бы особо не рекламирую, это мое хобби, это не бизнес, ничего. Я деньги не зарабатываю, поэтому смысл мне такую рекламу делать. Какие они хитрые и проворные ребята. Я же понимаю, что все, для чего это все делается. Это будет из меня как бы так показывать, что я такой агрессор. Общая картинка какая складывается. Лысый, бородатый, здоровый. Вокруг него много там серьезных ребят, крепких, да. Я даже не знаю, надо подумать. Konstantin Gorlov polnud nõus vabatahtlikult kohtuma. Mis seal ikka? Läksime ise Kaera tänavale otsima saali, kus kõrilõikajaid veristeks massikaklusteks koolitatakse. Lüüra keskusesse jõudes tervitas meid tore juhataja proua, kes kaamera ette astuda ei soovinud. Ta näitas maja ja erinevaid rahvarõivaid, kuid Matisaali võtit ta leida ei suutnudki. Aga äkki on Mihhail Kõlvartil, kelle lemmik spordiala keskuseks vähemusrahvuste tegevuseks mõeldud maja näib olevat, sealse spordisaali võtti olemas? Ei, kahjuks või õnneks ei ole. Mina ei tee seal trenni. Ei kohtunud ma Gorloviga ega pääsenud ka saali, kus tundub, et keegi teda näinud pole, kuid kus sotsiaalmeedia järgi Eesti lapsi riiki vihkama treenis. Ja enne kui me oma loo valmis olime saanud, tuli ootamatu uudis. Miks just nüüd Konstantin Gorlov välja saadeti riigist? Me saame nii palju öelda, et tal oli kontakte erinevate inimestega, kes tegutsesid siis kas Venemaa eriteenistuste või Venemaa sõjaväe huvides. Tal oli võitlusklubi, mille kohta me täna saame rääkida nii palju, et sellel on seosed Vene imperiaalse liikumise sellise sõjalise haruga. Me pidasime seda ohtu piisavalt suureks ja järgnes samm, mis tegelikult on järgnenud nii mõnelegi inimesele, kes pikaajalise süstemaatilise tegevusega on siis ohtu kujutanud. Oli see põhjus, mis ta oli, aga paduputinist Konstantin Gorlov saadeti 5. aprillil ööl vastu laupäeva Eesti riigist välja. Konstantin Gorlov on ainult üks erakordselt hea näide sellest, et üks putinist ei lõhume riiki. Aga kui ta suunab ja õpetab veel välja kujunevaid isiksusi, võib kahju olla märksa suurem. Me ei tea, kui palju on meie koolides ja teistes huviringides temasuguseid, kes ühel või teisel moel Kremli sõbralikke seisukohti õpetavad.
Kuuldavasti on ka nii mõnigi Ida-Virumaa õpetaja öelnud, et kui meie omad tulevad, siis küll te näete.